Tervist ka minu poolt. Artjom Tšipluk, töötan Kultuuriministeeriumis kultuurilise mitmekesisuse osakonnas ja võib-olla minu tänane väike ettekanne eristub eelmistest, sest ma räägin asjast, mida ei ole olemas. Ehk siis ma loodan, et siin ei ole me seas ajakirjanikke, muidu siis homme ilmub selle tore artikkel kõlava pealkirjaga, et asi, mida ei ole olemas. Aga tegelikult jah, nagu sai öeldud, tutvustan uuringut, mille tulemused selguvad alles järgmise aasta märtsi lõpus ja Kultuuriministeerium tellis seda uuringut Balti Uuringute Instituudilt, tegime hanke ja võitjaks sai Balti Uuringute Instituut. Ja selle peamised sihtrühmad on muidugi keeleõppijad, aga ka osa sidusrühmade esindajatest. Ma usun, et ka teie siin saalis, võib-olla veebis olete ka nende hulgas, ehk siis keelefirmad, kes on Integratsiooni Sihtasutuse lepingulised partnerid. Et siis varsti saate ka kutse selles uuringus osalema. Tõstke muidu käed, kes on Integratsiooni Sihtasutuse lepingulised partnerid, kes on siin esindatud. Ainult üks inimene. Aha, selge. Aga siis jah, räägin, miks me üleüldse võib-olla, et Kultuuriministeerium ja minu osakond tegeleb lõimumispoliitika juhtimisega ja eraldi suureks teemaks on keeleõppe pakkumine ja pakume keeleõpet läbi Integratsiooni Sihtasutuse, kes korraldab või toetab nii keeleõpet toetavaid tegevusi kui ka sellist klassikalist keeleõpet. Aga mille poolest see jällegi eristub meie kolleegide omast, ehk siis näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi Töötukassa keelekursustest, et peamine eesmärk, et inimene kasutaks keelt aktiivselt nii olmes kui ka tööelus. Seda mõõdame erinevate uuringute, näiteks suurem uuring on integratsiooni monitooring, mis näitas, et circa 41% küsitletutest oskavad eesti keelt aktiivselt, vähemalt nad nii väidavad. Meie kolleegid Haridus- ja Teadusministeeriumis ja Sotsiaalministeeriumis mõõdavad keeleõppe tulemuslikkust ikkagi läbi eksamite tulemuste näol, millest siin oli juba päris palju juttu. Aga miks seda uuringut üldse vaja on? Tegemist on ikkagi sellise rakendusliku uuringuga, mille tulemusi me loodame ikkagi kasutada oma igapäevatöös. Et siin ühe punktina on välja toodud vajadus keeleõppe teenuse disaini järgi. Ja siis keeleõppe siht selles mõttes, et miks me uurime keeleõppijaid ja sihtrühmi selleks, et pakkuda neile nende vajadustele vastavat keeleõpet. Ja see on siis seotud osaliselt ka eesti keelemajade laiendamisega. Eelmisel aastal Vabariigi Valitsus eraldas raha keelemajade laiendamiseks Lüganuse valda, siis Lääne-Harju valda, eelkõige seal Paldiskis. Ja teine põhjus on ikkagi need piiratud ressursid ja suurenev nõudlus. Teatavasti me seisame silmitsi suure humanitaarkriisiga ja meile tulevad mitte ainult ukrainlased, vaid ka sisserändajad teistest riikidest. Ja nõudlus keeleõppe järgi suureneb aasta-aastalt. Et tegelikult meil oli siin 2018 üks ühine uuring Sotsiaalministeeriumiga, kus oli selline peamine järeldus, et nõudlus ületab pakkumust 10 korda või isegi rohkem. Ja samuti minu osakond sai uued ülesanded, ehk siis kohanemispoliitika eelmisest aastast, ehk siis see tähendab, me tegeleme selle suure sihtrühmaga nagu uussisserändajad, peamiselt siis
pakume neile kohanemisprogrammi. Ja selle kohanemisprogrammi üheks osaks on ka keeleõppe. Muidugi ajutise kaitsesse saajate sihtrühm ja siis räägin ka meie koostöös Sotsiaalministeeriumiga ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kes samuti pakuvad tasuta keeleõpet. Uuringu eesmärk ongi analüüsida, kuidas saame suurendada siis meie teenuste abil aktiivse keeleoskusega inimeste arvu nii vähelõimunute, pererändajate ja ajutise kaitsesaajate hulgas. Ehk siis, nagu ma ütlesin alguses, meie peamine eesmärk on suurendada inimeste arvu, kes julgevad eesti keeles rääkida olmeelus ja tööelus. Ja see on seotud meie suuremate strateegiatega, nagu näiteks strateegia Eesti 2035, mille mõõdikuks on eesti keelt kasutavate inimeste osakaal rahvastikust, eesti keele arengukava muidugi ja meie Kultuuriministeeriumi ja siis teiste partnerite sidus Eesti lõimumine kohanemine programm. Nii et kui rääkida ikkagi eesti keele oskusest ja siis peale integratsiooni monitooringute on veel meil viimane rahvaloendus 2021, mis näitas tegelikult 52% rahvastikust väidab, mitte eesti keelt, mitte eestlaste hulgas väidab, et oskavad eesti keelt. Eelmise rahvaloenduse järgi oli see number 9% punkti võrra väiksem, nii et tulemused ikkagi vaikselt aga kasvavad. Ja sihtrühmad täpsemalt. Et siin pilvi Alp näitas toredaid jooniseid, kus oli näha, et tegelikult üle poolte on meie sihtrühmad ehk siis vähe lõimunud püsielanikud, kelle seas on valdavalt määratlemata kodakondsusega isikud ja Vene Föderatsiooni kodanikke. Eelkõige see tuli välja selles B1 taseme eksamite sooritajate hulgas. Aga kindlasti ka uussisserändajad ja siin selles uuringus me vaatame just eelkõige uussisserändajatest pererändajaid, sest need inimesed tavaliselt ei osale aktiivselt ühiskonnaelus. Nende seas on osa koduperenaisi, aga neile tuleb ka eraldi tähelepanu pöörata. Ja siis kolmanda sihtrühmana tõin välja uussisserändajatest ajutise kaitse saajad. Ehk siis siin viimastel andmetel ajutist kaitset on taotlenud üle 40 000 inimese ja see number kasvab. Ja siis osa neist osalevad juba praegu kohanemisprogrammi tasuta keeleõppes. Ja. Siin on natuke aegunud kaart, see on siis viimase või eelviimase rahvaloenduse oma. Siis kaardil on välja toodud eesti keele rääkijate osatähtsus, mitte eestlaste seas protsendid. Ehk siis pruun värv, kui te näete, tähendab seda, et paljud ei oska eesti keelt, ehk siis protsentuaalselt. Ja kõige rohkem on neid inimesi kohtades, kus on piiratud keelekeskkond. Mida see tähendab, et esiteks on vähe eesti keelt emakeelena rääkijate arv. Ehk siis peamiselt on Tallinn ja Tallinna ümbrus, ehk siis Maardu näiteks. Siis on Ida-Virumaa ja eelkõige Narva ja siis Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi. Ja siin on ka, kui rääkida sellest lõunapoolsest piirkonnast, siis Valga on üks selline piirkond, kus suur osa rahvastikust ei oska eesti keelt.
Nii et meie uuringud jällegi ütlevad seda, et seal, kus elab rohkem eestlasi, seal on ka parem eesti keele oskus inimeste seas. Kus on vähem eestlasi, on vähem seda keelekeskkonda, seal on see oskus nõrgem. Aga minu veendumus on see, et kui inimene ise tahab, siis ta võib õppida keelt ka kasutades muid lahendusi ja vahendeid. Ja kes on siis sidusrühmad? Ja ma ütlesin, et need on Integratsiooni Sihtasutuse ehk INSA lepingulised partnerid. Siin tuli välja, et üks on ainult praegu meie seas, võib-olla siis tuleb keegi veel. Ja ka vajadusel meie partnerid, riigiasutused, nende allasutused ja siis uussisserändajatele kohanemisprogrammi raames keeleõpet pakkuv Expat Relocation. Siin on jällegi natuke aegunud vana joonis, kus on toodud ka need peamised sidusrühmad välja ja märgitud ka sihtrühmad. Ehk siis, kui te näete siin Siseministeeriumi juures on märgitud uussisserändajad, nagu sai öeldud, see sihtrühm liikus meile ehk Kultuuriministeeriumile aastast 2021, kuna me tegeleme ka kohanemisprogrammiga. Ja muidugi tegutseb ka Haridus- ja Teadusministeeriumi juures riigikeele nõukoda, järgmine koosolek toimub juba järgmisel nädalal, kus eri ministeeriumite esindajad vahetavad nii operatiivset infot kui ka vaatavad tulevikku. Ehk siis räägime strateegilisest planeerimisest ka seal. Ja teine nõuandev organ on Eesti Keele Nõukogu ja sellel on ka hästi oluline roll keelepoliitika kujundamisel. Ja siis Haridus- ja Teadusministeeriumil on ka nüüd uus algatus Keelevärav, mille analüüs käib praegu ja see on ka üks, kuidas öelda, selle riigikeele nõukoja üks algatustest, mis sai lõpuks rakendatud. Tähendab analüüs. Millist metoodikat me kasutame selles uuringus on nii kvalitatiivanalüüs kui ka kvantitatiivanalüüs ehk siis allikate, andmete analüüs, küsitlused, intervjuud nii sidusrühmadega, aga kõige väärtuslikum osa minu arust siin on persoonade ja arhetüüpide koostamine ja kasutajate teekond. Näiteks võtame meie ukrainlaste sihtrühma. Ehk meid tegelikult huvitab, kes need inimesed on, kes õpivad keelt, mis on nende õpivajadused, mis on need takistused, et siis neile tulevikus sellist kvaliteetset keeleõpet pakkuda, mis vastaks ka nende vajadustele. Ja uuringu lõpupoole leiavad aset ka valideerimisseminarid, mis toimuvad kevadel. Ja see uuring, nagu ma ütlesin, peaks valmima nüüd märtsi lõpuks. Ja muidugi toimuvad ka need kommunikatsioonitegevused, kus me tutvustame need tulemusi laiale sihtrühmale. Mõned uurimisküsimused on siin, et on palju. Ehk siis jah, millised on prioriteetsed sihtrühmade arhetüübid, kuidas nendeni jõuda ja millist keeleõpet võiksime neile pakkuda, eks ole. Kuivõrd Kultuuriministeeriumi ja INSA Eesti keelemajade ning partnerorganisatsioonide keeleõppetegevused vastavad nende vajadustele, nende õpivõimekusele, hoiakutele, sotsiaalmajanduslikule staatusele, näiteks selline küsimus. Jah, neid on päris palju, näete siin slaidil. Samuti meid huvitab see, et kuidas ikkagi teha nii, et inimene liiguks ühelt keeleõppeteenuselt sujuvalt teisele, mis on paras väljakutse tegelikult. Osaliselt see sõltub ka välistest teguritest, kus on, nagu ma ütlesin, keeleõppe mahud väiksemad kui vajadused, et kus inimene näiteks saavutab teatud taseme, aga siis
peab ootama mingil põhjusel seda järgmist taset. Ja selle nimel me töötame. Mis on see teine väärtus? Nüüd järgmine ettekanne keskendub Euroopa Liidu finantsperioodile 2021-2027, et tegelikult see on ka meile hea sisend nende tegevuste planeerimiseks, meetmete väljatöötamisel. Ja uuringu tulemused, siis need samad sihtrühmade profiilid on loodud. Me teame, mis on sihtrühmade keeleõppevajadused ja millised on takistused. Samuti on tehtud selline süsteemne kava ja pakutud tegevused eesti keele õppe korraldamiseks, sealhulgas ka piiratud keelekeskkondades. Ja keeleõppeteenuste kohandamine nendele sihtrühmadele, kellest ma rääkisin. Ja kasutame seda sisendit mitte ainult, siin on märgitud ainult eesti keelemajade tegevuste laiendamiseks, vaid ka teiste keeleõppega seotud teenuste kavandamisel. Nii et minu poolt lühike ettekanne tegelikult, kui teil on küsimusi, siis küsige. Aitäh! Paistab, et ei ole. Ma küsin istudes, aitäh, Arto. Ma nii väga ei tahagi sellele ettekandele keskenduda, vaid sellele probleemile, et kui muidu keeleõppel on järelevalve, kõik keelefirmad teavad seda, et me kontrollime nende tegevust, siis praegu ukrainlaste keeleõppe puhul see järelevalve puudub ja ma tean, et Insa jagas rahasid, et korraldada kursuseid, aga tegelikult nagu järelevalvet ei ole. Miks ma selle üles tõstan? Viimase 6 aja jooksul on mulle helistatud 2 keelefirmast. Keele juurde on nüüd jõudnud ukrainlane, kes on läbinud selle pagulasele ette nähtud 100 või 80 tundi. Ja õpetaja on ahastuses, et mis programmi järgi nad õpivad, üks ei tunne tähti, teine ei tea nädalapäevi ja ta solvub, kui õpetaja ütleb, et vabandust, me peame ikkagi võtma selle ELA1 veel läbi, et me ei saa hakata siin A2 õppima. Et kuidas kogu selle keeleõppe korralduse juures mõeldakse järelevalvele? Ma ei taha ühelegi keelefirmale öelda, et tema on halb. Ausõna, ma usun, et kõik õpetajad teevad tööd südamest, aga õppijad on ka erinevad ja vahel on vaja seda kontrollivat momenti. Väga hea küsimus, aitäh Merle. Tegelikult järelevalve sõltub ka otseselt sellest seadusandlusest, ehk siis, mis reguleerivad ka näiteks tasemeid. Me teame, et A1 taset ei reguleeri ükski seadus ja siin minu lihtsalt küsimus, et kas ei võiks olla õige aeg sellest ka praegu rääkida. Näiteks aprillis oli meil kohtumine ja kuna kohanemisprogramm pakub keeleõpet A1 tasemel, siis see ongi minu arust õige küsimus seda arutada, eks ole. Mis puudutab konkreetset kohanemisprogrammi, siis Kultuuriministeerium vastutab selle eest tõepoolest ja meil on ka kolleegid, kes käivad ja kontrollivad, mis seal kursustel tegelikult toimub, aga minu teada nad ei kontrolli sellist keeleõppe kvaliteeti, vaid pigem, et kas see ruum vastab nendele tingimustele ja nii edasi. Nii et see on tegelikult hea küsimus, mida tuleb ka arutada minu kolleegidega, mismoodi seda järelevalvet võiks tõhustada. Aitäh. Aga minu kolleegil Janal on üks täiendus vist. Jah, natukene täiendaksin, et Integratsiooni Sihtasutus on tellinud koolitused kohanemisprogrammi A1 taseme läbimiseks, kohanemisprogramm on määrusega kinnitatud 100 akadeemilist tundi ja selleks on välja töötatud riigi poolt õppematerjalid Tule ja õpi. Ja kõik ajutise kaitse saajad, kes läbivad seda programmi, läbivad selle õpiku järgi ja see materjal ja keeleoskus, nii ütelda, metoodika, kõik on seal kirjeldatud ja järelevalvet saab teostada Integratsiooni Sihtasutus. Et kui on selliseid kaebusi, siis me hea meelega reageerime nendele
enamasti me reageerimegi ja käime vaatamas neid tunde, kus õppijad on pöördunud meie poole, et ei ole rahul seal. Et ka täna siin on koolitajaid, kes tõid välja, et pahandatakse, et eesti keelt õpetatakse eesti keeles. Kahjuks see on meie põhimine nõue, et eesti keelt tuleb õpetada eesti keeles. Ja teine kaebus on siis, et õpetaja räägib liiga palju vene keeles, et ei saa eesti keelt kuskil kuulata, et isegi eesti keele tunnis mitte. Et kindlasti seda järelevalvet nii-ütelda kvaliteedi osas saab tõhustada, rohkem tundides käia, aga tõepoolest INSA kevadel tõstatas ka selle teema ülesse, et A1 tasemele puutuvad tegelikult seaduslikud paragrahvid nii-ütelda, et mismoodi seda tasemeeksamit meil ei ole ja nii edasi ja nii edasi. Et siin meil Keeleametiga ja Riigikeele Nõukojas tegelikult see töö ju käib, et Arno on käinud ka tutvustamas meil erinevate riikide praktikaid, et mismoodi seda tehakse ja see teema on päevakorras. Aitäh. Tere, olen Kristina Johannes, eesti keele kui teise keele õpetaja ja ma tahaks öelda, et inspekteerida on küll lihtne keelefirmasid, sest et nõuded ja raamistik on ees, aga kaebuste puhul võiks arvesse võtta ka pöörduja enda panust keeleõppesse, et kui ta näiteks osaleb Zoomis, et kas see ekraan on lahti, kas mina õpetajana näen, mida ta seal tegelikult teeb. Kui ma hüüan tema nime, kui kiiresti ta reageerib sellele. Ja kui ma teen märkuse ja keelefirma pöördub selle kliendi poole, et mis täna juhtus, et sa tunnis ei olnud, siis saan mina järgmine kord pahandada, et miks te kaebasite mu peale. Et kõike seda arvesse võttes, et ma julgen arvata, et tihtipeale need kaebajad on ühed ja samad inimesed, kes ei ole rahul iseendaga ja siis on kõik teised on süüdi milleski. Et aitäh, see oli lihtsalt üks väikene vahemärkus. Jah, aga ma usun, et Keeleamet vist ei tee vahet, et mis on see kaebaja taust ja lihtsalt võtab selle info. Just, aga probleemi lahendamisel ma lihtsalt julgustan küsima ka kliendi enda poolt, et sorry, et milline oli sinu enda vastutus seal õppimisprotsessis ka. Jah, aitäh. Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Jah, aitäh teile.